Jälle uus 3. päev meie reisil. Sõidame täna umbes 460 kilomeetrit, sellest 32 kilomeetrit maa all. Alates esimesest töömajast sõidetud 990 kilomeetrit, maa all 86 kilomeetrit. Kõigepealt lahkume oma öömajast, siis Skänevik-Uteker praamiliin. Edasi Volgefonna liustiku alt läbi. Ota linna ja tööstuskeskusesse. Siis Norra pikim rippsild üle fjordi. Eidfjord, armas külake. Vöring-Fosseni suurejoonelised kosed. Sõit Euroopa kõrgemail mägiplatool. Hemsedali kuulus suusakeskus. Ja lõpuks ajalooline Maristoeni teeliste öömaja. Tere hommikust! Kell on 10 ja ilm on veidi pilvine. Einestame pisut ja jätame hüvasti oma reisi ajutise kõige ilusama vaatega koduga. Siin Äkrafjordi tipus võiks elada küll. Lambaedik. Lambad siis on? Ühtegi lammast ei olnud näha. Edaspidi kohtume siiski mõne lambaga. Ilmselt privilegeeritud seisusega. Turistidele vaatamiseks, mitte pügamiseks. Siit näeme Skänevik-Fjordenit, mis seal on? Mille peagi ületame. Meie öömaja ilus laheke on selle suurema fjordi üks harudest. Kuna autoga vee peal ei sõida ja ringiga ümber fjordi oleks liiga pikk maa, tuleb kasutada Skänevik-Uteker praami. Peagi joome Skänevik asula sadamasse. Skänevik küla tuleb välja, et tuntakse bluusikülana. Igal suvel juulikuus pidavad siin toimuma bluusifestival. Siin küll ühe teema. Siin kuidagi tagurdama hakkama. Skäneviku ja Etne vahel asub uhkete vaadetega ajalooline postitee, kus neid siin ka poleks, lihtsalt väldi tunneleid. Teel on näha Skänevik-Kürkje 1900. aastatest uuem valge puidust kirik. Uuem tähendab, et oli kunagi vana kirik, tavaliselt 13. sajandist, siis on ehitatud uus, lammutades vana maha. Selliste külakirikute puhul on see Norras tavaline. Jõudsimegi Skänevik sadamasse ja siis laevale. Huvitav, kas meie autoalarm või kellegi teise? Oligi nii või? Ma ei usu. Ilmselt siiski meie oma, kuigi alarm oli justkui välja lülitatud. Tees on nüüd kindlaks, äkki oli laeva visiir, mis sulgus. Siin jaguneb Skänevik-Fjorden 2 haruks. Äkrafjorden, mille kallast mööda me juba eelnevalt sõitsime ja ööbisime, ning Matrefjorden,
Skänevik fjordeni ületab keskmiselt 187 sõidukit päevas, kestus 20 minutit, koos vahepeatusega Matre 50 minutit. Meie laev läbis ka Matre sadama. See on lihtsalt üks mõnede hoonetega sadamake, aga ju see on paljudele oluline tee. Utakeris asub puidust 215 kohaga Holmedali kirik 1882. aastast. Vana kiriku asukoht on praegusest kirikust mõni kilomeeter põhja pool. Uue kiriku lööv ehitati vana kiriku materjalidest ja vanast kirikust toodi üle ka Lubjakivist ristimisvaagen umbes 1300. aastast. Siinset piirkonda nimetatakse Sunnhordlandiks. Sunnhordlandi elanikke kutsutakse Sunnhordledingerideks ja selle piirkonna inimesed räägivad Norra muret nimega Sunnhordlandsmäel. Englafjell ehk siis 1200 meetrine Inglite mägi jääb meist paremale. Knaphus nimeline tankla, kaardilt seda ei leidnud. Pühapäeval saab äkki tasuta. Kedagi ei ole, aga lõpuks saime paagi täis. Piirkond sai 2023. aasta mais UNESCO globaalse geopargi staatuse. Sunnhordlandi geoloogilist maastikku kujundavad liustikud, mis on uuristanud mägesid läbi 40 jääaja. Kuna geopargis kohtuvad 2 maakera suurimat orogeenset vööd, on siin jälgitav, kuidas vulkaanilised süsteemid mandreid ehitavad. Rannikuäärtega, nii et kohe on. Võiruks heaks meelde jääks. 2 tektoonilise plaadi koondumiskohas kortsub kokku surutud laam enne ülestõusmist, moodustades orogeneesina tuntud protsessi käigus mäeaheliku. Lõunas asuvad kivimid, mis seotud vulkaanilise saarekaarega, on osa 1,6 miljardi aasta vanusest Bolti mandrist. Põhjas olev aluskivim on aga 495 miljonit aastat vana merepõhi. Asnes sadam. Praamiliin Gerdmundshamn, Vardalsjøi, Ärsnes. Sõid üle Hardanger fjordi 20–35 minutit. Lihtsalt juhuks, kui kellegil vajadust siit üle sõita. Vardalsjøi vasakul on Hardanger fjordi suurim saar. Sõidame Hardanger fjordi põhjakaldal. Pikkusega 179 kilomeetrit on see maailmas 5. ja Norras 2. fjord. Näha on kalakasvatus vasakul fjordis. Mis muud kui lõhe, Norra lõhe on teadagi kuulus. Svoldalstunnelen 204 meetrit sattus kaamerasse. On väga suva, pisik kitsas tunnel. Furuberg tunnel, väga kitsas, 2 autole korraga läbimatu, seega valgusfooridega reguleeritud. Rollitunnel ja mäekollid. Tunnel pikkusega 736 meetrit on ehitatud 1971. aastal. Selle kõrgus on 4,4 meetrit ja laius 3,6 meetrit. Üks kosk ilmub üllatuslikult teele. Rammus on kosk, siin peatuda saab. Furubergs kosk. Kose vaba langemise osa on 20 meetrit. Selle suurejoonelise kose allikas on Folgefonna, Norra ühe suurima liustiku sulav jää. Juga voolab tee alt läbi, otse Maurangeri ja Hardangeri fjordide alusse.
Kroka tunnelen on 1400 meetri pikkune maanteetunnel, mis avati 2024. aasta juunis ehk umbes kuu aega tagasi. Täitsa värske alles. Eesmärk on muuta teelõik talviti laviinikindlaks. Tunneli avamine lükkus tunneli eeskirjade uute tõlgenduste tõttu mitu kuud edasi, kuna tunnelis puudus maantee liikluskeskuse videovalve. Naudime fjordi vaadet ja kuulame väidetavalt hoovide kriiksumist, enne kui keerame üles ja sõidame Folgefonna rahvuspargi ja liustikvalt läbi. See on tibu. On ja mingi linnuke. See on mingi koovitaja. Keevitaja. Või tilder. Sealne kõrgem tipp on 1662 meetrit. Folgefonna on koondnimetus 3 liustikule: Norde, Nitre ja Söndre. 168 ruutkilomeetrine Folgefonna on Norras suuruselt 3. jääkate. Selle paksus ulatub tõenäoliselt 300–400 meetrini. Arvatakse, et siin on üks Norra sademete rohkemaid paiku. Meiegi oleme neid sademeid parasjagu saanud. Folgefonna tunnelen pikkuselt 4. tunnel Norras. Meie reisil pikkuselt 2. Tunneli planeerimine algas 1970. aastatel, ehitamine 1998. aastal. Tunnel avati 2001. aasta juunis. Varem 4 tundi kestnud teekond kestab nüüd kõigest 10 minutit. Projekti rahastati tunneli maksudest. Väikeautol oli see 72 Norra krooni. Läbisõidu eest tasumine lõpetati 2016. aastal. Tunnelit aitas rahastada ka Otta vald, mille keskusesse kohe jõuamegi. Ees paistab Møy-Fall-Snuten, 1466 meetri kõrgune mägi. Sørfjordi tipus asuv Otta küla kuulutati linnaks 2004. aastal. Linnas elab umbes 5000 elanikku. Näha olevad ajaloolise sulatuskoja hooned on säilitatud linna südames. Linn kasvaski just 20. sajandi keskel Sørfjordi juurde ehitatud sulatuskodade ümber, tuues kohale migrante Norra erinevatest piirkondadest. Tulen ka, jah. Vald sai oma nime vana Otta talu järgi, kuna sinna ehitati esimene Otta kirik. Nimi tuleneb vanapõhjakeelsest sõnast Otti, mis tähendab neeme, ehk siis neeme talu või linn. Kinnitasime keha, ostsime sööki, nüüd lonks kohvi ja teele. Kohe siin üleval on 1,7 kilomeetrine Folgefonna kõrgem tipp. 19. sajandi jooksul sai Ottast märkimisväärne turismisihtkoht. Näiteks Saksa keiser Wilhelm II külastas Ottat igal aastal. Opo jõgi, selles on ka meie külastatud Lätefoss kose vett. See on siit kõigest 10 kilomeetri kaugusel. Väikesel poolsaarel asub Eiterheim Otta tööstuskeskus. Tsingisulatus raati siin 1920. aastatel. Aastane tootmisvõimsus 200 kilotonni. Alumiiniumfluoriidi tehas asutati 1970. aastal umbes 40 000 tonnise tootmisvõimsusega. Karbiidi ja hiljem tsünamiidi tootmist alustati 1908. aastal, kohe kui rajatud hüdroelektrijaam andis kaaraahjudele vajaliku energia. Maailma suurim tehas töötas 2003. aastani. Kvittur tunnelen. Taani väga tood. Ilmselgelt on Skandinaavia mägede maapõu igasugu väärtuslikku kraami täis. Oksla tunnelen 1231 meetrit, valminud 1985. aastal. Läbisime Kadüssedals tunneli 1538 meetrit. Avamisel 1962. aastal asendas see 4 lühemat tunnelit fjordile veidi lähemal. Need on endiselt alles. Lühikeste vahemaade tagant tulevad veel Stana, Skravabjörg, 2-kilomeetrine Fresvik ja Vindhammar tunnelid. Alates Otta linnast kulgeme 38 kilomeetrise Sørfjordini läänekaldal, mis on peamise Hardangerfjordeni üks sisemisi harusid. Sõidame selle kalda täispikkuses läbi.
kõik fjordi äärsed külad on täis puuviljafarme ja viljapuuaedu, kus kasvavad puuviljad nagu õunad, ploomid ja kirsid. Pookimise kunsti Hardangeri puuviljatööstusesse tõid inglased umbes aastal 1300. Tee ääres nad oma puuvilju ei müü nagu mõnel pool kombeks. Siin on bussi täis turiste. Aga siiski midagi nad vist turistidele siin müüvad. Kinsarvik asula tanklas teeme väikse peatuse, et veidi einestada ja jalgu sirutada. Külast jookseb läbi metsik Kinso jõgi ja jõed annavadki Kinsarvikule nime. Nimi tuleneb sõnast kin, mis tähendab järsud mäeküljed. Nüüd tuleb mingi praam käib siia. Parv laevasadam ühendab üle fjordi asuvaid Utnet ja Kvandali Kinsarvikuga. Küla rahvaarv on umbes 550 elanikku. 1160. aastal ehitatud kivikirik. Üks vanimaid kivikirikuid Norras. Keskajal oli see kirik nii turg, kohus kui usukeskus. Reformatsiooni ajal valgendati katoliku freskod. 1961. aastal freskod puhastati ja kirik taastati katoliku välimusega. Hardanger sild. Norra pikim rippsild kulgeb üle Eidfjordeni haru, pikkusega 1380 meetrit. Silla tornid ulatuvad 200 meetrini. Maksumus oli 290 miljonit eurot, ehitamist alustati 2009. aastal. Sillale pääseb siit putttunnelini kaudu. See on 3-haruline tunnel. Tunneli sees on ringristmik, kus maanteed 7 ja 13 kohtuvad, et idatunneli kaudu tasulisele sillale pääseda. Peatunnel on 1200 meetrit pikk, harud kokku aga 1692 meetrit pikad. 2010. aastal tunnel purunes, kuid pärast uuendamist avati see taas sillaga samal ajal 2013. aastal. Saabume Eidfjord asulasse, samanimelise fjordi kaldal. Umbes 600 elanikuga Eidfjordi valla haldus- ja kaubanduskeskus Vestlandi maakonnas. Eid tuleneb vanast talu nimest, mis tähendab maakitsust. Külas on elatud pikka aega. Selle piirkonna esimesed teadaolevad asukad olid põhjapõdrakütid. Külast otse mäe otsas väikesel tasandikul asuvad viikingiaegsed kalmed. See oli vett täis. Küla, kus on kai suvistele ristluslaevadele, mis sõidavad mööda fjordi, on turistidele ahvatlev asukoht. Läheduses asuvad nii Hardanger Vita, Euroopa suurim mägiplatoo, kui ka Hardanger Jökulen liustik. Mäbödaleni org ja kuulus Öringfosseni juga, mida me varsti külastame, on lühikese vahemaa kaugusel. Seetõttu on Eidfjord koduks paljudele hotellidele, külaliste majadele, laagriplatsidele ning suveniiripoodidele. See on kopp. See ka, see ka. Ma mõtlesin ka, et see oli kopp. Eksponeeritud on maailma suurim hüdroturbiiniratas Süüseni tammist 1981 kuni 2015 aastast. Siinkohal peab märkima, et Siima hüdrojaam, mis on ehitatud siinsetesse mägedesse, on võimsuselt teine Norras ja seda peetakse hüdroenergeetika kunsti tähtnäiteks. See on optiline illusioon. Kivisse surutud nägu. Eksir. Siga või seanäoga troll. Mingi kummaline skulptuur. Autorid ei tea, aga tundub, et tal huumori meelest puudust ei tule. Väike ja kena küla nähtud, ka veidi einestatud, on aeg edasi liikuda. Sõitsime ekslikult üle jõe, peab tagasi pöörduma. 2,1 kilomeetri pikkune Eia jõgi saab alguse Eidfjordi järvest. Peagi külastame vägevaid jugasid, mille vesi sellesse jõkke voolab. Läbime 2 lühemat ja 1 2 kilomeetrise Eidfjordi tunneli.
Siis sõidame läbi Mäepöö tunneli, mille juurde kuulub veel 2 väiksemat tunnelit. Mäepöö tunnel avati 1984. aastal. See asendas 1916. aastal valminud Mäepöö-taleni kitsa ja raske tee. Tee säilitati algsel kujul ning anti jalgratturitele ja jalakäijatele liiklemiseks. Geoloogilised uuringud aga näitasid, et maa lihke oht on liiga suur ning 2018. aasta lõpus tee suleti määramata ajaks. Ongi 1893 meetrit pikk Mäepöö tunnel. Oleme tõusnud umbes 700 meetri kõrgusele. Koskede juures asuvast parklast avaneb Kidura taimestikuga vaade. Pinnas on siin kivine, tuuled ja vesi on enamuse mullast ära uhtunud. Taimestik leiab ikka võimaluse, kinnitudes kaljupragudesse embab ta vähese mulla oma juurestikku. Vöring-Fossen kosed. Kuni 1821. aastani ei teadnud juga peale kohalikke peaaegu keegi. Samal aastal hindas professor Christopher Hansteen kose kõrguseks 280 meetrit, loopis kive äärest alla ja mõõtis taskukellaga nende kukkumise aega. Hiljem tehti mõõtmine nööriga ja selgus, et tegelikuks kõrguseks on tagasihoidlikum 163 meetrit. 1880. aastal otsustas Ola Karen kose juurde hotelli ehitada. Ainus tee siia üles oli 1500 astmega rada koos ehitatud ratsateega. Kõik ehitusmaterjalid tuli mäe tippu kanda hobustel. 1891. aastal ehitati Eidfjordi järve küljele uus tunnelitega tee. Samal aastal valmis Fosli hotell. 1900. aasta paiku hakkasid Eidfjordi külastama suured ristluslaevad. Sealt veeti reisjad hobuste ja vankritega orust üles. 2015. aastast alates viidi ellu mitmeid meetmeid surmajuhtumite ennetamiseks, kaasa arvatud jalutusteed ja vaateplatvormid. 2020. aastal avati helikopteriga üle kuristiku paigaldatud sild. Olemegi sillal. Üks külg on teisest 16 meetrit kõrgem, silla pikkuseks on 47 meetrit. Vöring-Fossenisse suupool Bioreio jõel on hüdroelektrijaama tamm. Jõe veehulka reguleeritakse. Veehulga vähendamine koskedel turismiärile muidugi kasuks ei tule. Aeg on tagasi parklasse pöörduda, meil on veel pikk tee mägedes minna. Tuleb kõrgel sõit ilma tunnelite ja kohati puude ja põõsasteta. Norrakate hütid. Paljud neist mätas katustega. Mätas katused olid seal. Norras on ligikaudu 440 000 hütti ja puhkemajakest. Nad on kerglikud matka- ja suusasellid. Hütid kõik sellised laiali mööda seda igast ordu või seda päeveas. Vasakul üleval on Süsen Vatnet järv tammituna võimsa kivimüüriga. Järv on kasutuses Sima hüdroelektrijaama peamise veehoidlana. Kogu vesienergiasüsteemi toidab enamuses Hardangen Jökulen liustik, tipuga 1861 meetrit ja paksusega kuni 380 meetrit. Nii vaelusrikas on seda ikka. Sõidame umbes 1000 meetri kõrgusel. Lihtsalt nii kõrgele ei kasva mitte. Tee tõuseb veelgi. Juba tuttav Bioreio jõgi paremal vonkleb meie teega pikemalt kaasa. Osa jõe vetest juhitakse tunnelite kaudu Süsvatneti veehoidlasse. Toitudes Nägi platoo järvedest on tema pikkuseks 72 kilomeetrit. Siit käändub Bioreio tee äärest ära lõunakaarde. Sõidame Hardangervida platool. See on väidetavalt üks maailma suurimaid metsikute põhjapõtrade asupaiku. Põhjapõtru peaks platool olema karjade kaupa. Meile, vastupidiselt lammastele, kogu reisi vältel ühtegi põtra ei näidatud. Rääkimata tervest karjast põtradest. Troll on otsas. Tüüranütt, turistihütta, 1246 meetri kõrgusel. Vetles Kiftesjoen, platoo järveke. Teeme peatuse. 1969. aastal platoolt võetud mullaproovist leitud seenest eraldati aine, mida nüüd kasutatakse elundite siirdamisel äratõukereaktsiooni vältimiseks. Suurt osa platoost katavad heintaimed, samblikud ja samblad.
samaldest eriti raba- või vutisammal. Kõrged teibad on paigutatud talvise tee tähistamiseks, et näiteks lumesahk teaks, kus tee lahti lükata. Nii kõrged siin teevad. teenindavad. Siin teenindab turiste Halne Fjellstugu nimeline restoran ja võõrastemaja. Restoranile nime andnud Halne Fjorden järve lõunapoolne tipp. Näed, kui sul järve siin on. Mägi järve tipus on 1358 meetrine Halne kollen. Kõigest paarsada meetrit ronimist ja avaneb vaade ümberkaudsetele rahvusparkidele. Puhkepaus ja suurejooneline vaade üle väikese Pätst-Jörne järve. Talvehooajal autoga siia saabuvad külalised peavad meeles pidama, et siin asub Euroopa kõrgeim mägiplatoo. Ilm võib üsna kiiresti muutuda ning viia ajutiste tee sulgemisteni. Enne väljasõitu veenduge, et tee on avatud. Meie tee kulgeb umbes 1200 meetri kõrgusel. Sõidame üle Örteren järve ja pärast selle kaldal. Me hõõbime mingisugust mäesuhtes. Tee on keerutanudki juba mõnda aega paljude järvede vahelt läbi. Oleme umbes 1000 meetri kõrgusel ja langevas trendis. Ja esimene puus. Slotfjorden järv all paremal. Teeme tiiru ümber järve. Järve tipus on Haugastol nimeline koht raudteejaamaga. Haugastol jaam avati 1908. aastal ja teenindab 2009. aastal oma 100 aastast juubelit tähistanud Bergeni raudteeliini. Kuidas see raudtee kõrgele ronib? Rongid peatuvad siin mitu korda päevas. Hagafos. Tee on langenud 500 meetri peale ja langus jätkub. Jõeäärne saeveski puidutöötlusvabrikuga. 1924. aastast pärit Holi kirik. Tornis on 2 Olsen Nauneni kirikukella. Maa, kuulak issanda sõna ja Gloria in excelsis Deo. 13. sajandist pärit vana kirik, mille apsiid ja palkpõrand võivad pärineda veel vanemast puitsammast kirikust, asub veidi eemal Hollis. Stranda Fjorden, pikk ja kitsas paisjärv jõel, mis iga järve tagant nime vahetab, on paremal teeservas. Too käitab 2 elektrijaama selle idapoolses väljajooksus. Meie kõrval voolab vesi on saanud nimeks Hailingtasselva. Selle nimega langeb jõgi pikalt, enne kui jälle nime vahetab. Oleme laskunud jõeorgu 300 meetri kõrgusele, et peagi alustada Koll asula kohal uut tõusu. Tropo asulast alates sai tee nimeks Tropovegen. Tropo jääb meist vasakule, seal asub 12. sajandi keskelt pärit puitsammas kirik. Iga puitsammas kirik Norras väärib tähelepanu, sest neid on liig vähe alles. Üle 3000 elanikuga Koll asula kohal pöörame üles põhja Hemsedali poole. Asula jääb paremale ja meid saatnud Hailingtal jõgi käändub samuti paremale lõunasse. Siin kunagi asunud puitsammas kirik viidi Oslosse, Norra rahvusmuuseumisse. Oota, mis siin peatab? Sirutame selga ja puhkame kõrvu. Enne taas mägedesse tõusmist tänase päeva viimasel teelõigul. Hemsedalini on 22 kilomeetrit. Ületasime Hemsila jõe ja tõusime umbes 450 meetri kõrgusele. Tee kulgeb jõe orus ja tõuseb veelgi. Hemsedali kohal 700 meetrini ja kaugemal Eldre Vatnet järve ääres 1100 meetrini. Jõuame Hemsedali. Arvatakse, et nimi võib tuleneda vanapõhjakeelsest sõnast Hemsa, mis tähendab karjamaale minekut. Norra sõna Hems, pööningruumi ehitatud voodi, sai nime Hemsedali oru järgi.
asulas on tankla, kool, kaubanduskeskus ja tüüpiline 1882. aastal valminud valge kirik, mis autoaknast paista on. 19. sajandi teisel poolel lammutati kõik Hallingdali vanad kirikud ja asendasti umbes sellistega. Uus on ikka parem ja vana vaja maha lõhkuda. Vanast kirikust on säilinud portaal koos sepistatud liitmike ja uksega ning erinevaid esemeid leidub piirkonna taludes. Hemsedali keskaegne kirik, nagu teisedki piirkonna kirikud, müüdi oksjonil 1723. aastal. Jah, kuulsite õigesti, kirikuid müüakse ka oksjonil. Hemsedalis on ka Norra suuruselt teine suusakeskus, pakkudes laskumist 3 erinevast tipust, 20 tõstuki ja 51 nõlvaga. Saate 6 kilomeetrit laskumist otse keskusest alla. Suusakeskusest kiviviski kaugusel on kergesti ligipääsetavad tasuta nõlvad metsas ja puutumata mäekülgedel. Hemsedal on ka koht, kust 2 mägedest alla tulvavast jõest Hemsila jõgi moodustub. Edasi tuleb kilomeetri kõrgusel asuv tammiga varustatud Eldreva järv. Vonklev tee Mörkedöla orgu ja Porlaugist üles meie laagripaik. Päev läbi on sadanud. Heitlik ilm Norra mägedes on tavaline ja aastaeti väga erinev. Näiteks piirkond, kus pime lumisel jaanuaril on 30 kraadi pakast, kasvab suvevalges juulis 30 kraadises kuumuses lopsaka seinamaa. Kõrgrehkkond tõuseb regulaarselt kevadel aprilli lõpus ning maid ja juuni algust on sageli ennistatud suurepärase ilmaga. Öised temperatuurid langevad aga kõrgemates orgudes tihti alla nulli, eriti kõrgrõhuperioodidel. Maikuus saab veel suusatada ja kõrgemal isegi juunis. Suvine ilm on segasem kui tavaliselt usaldusväärne kevad. Siiski on juulis ja augustis vähemalt 2 pikka perioodi, kus kõrgrõhkkond domineerib vähemalt nädalaga järjest, pakkudes fantastilisi tingimusi peaaegu 24-tunnises päevavalguses. Kui suvekuudel puhub läänekaare tuul, toob see tavaliselt endaga kaasa soojema niiske õhu. See liigub mööda fjordi, kuni see on sunnitud tõusma, kontsentreerudes kiiresti paksuks uduks. See pilv on täiesti põhke välja. September ja oktoober võivad olla ilusad kuud, kuid mägedest tulevad esimesed talvised tormid ja lund. Oktoobri lõpuks halveneb ilm lumetormideks, mis püsivad sageli märtsi keskpaigani. Lisaks on päevavalgust väga vähe. Täiesti tuli karu perses, nüüd põrgus. 45 voodikohaga Maristuen, 8 hütti, 2 korterit, 15 kärusuvila kohta. 850 meetri kõrguselt majutust haldab pereettevõtte 6. põlvkond. Väidetavalt vanim majutusasutus Norras, pidevalt tegutsenud alates 14. sajandist. Meie hütt. Esimene hotellihoone valmis 1888. aastal, mis kahjuks maani maha põles. Maristueni on külastanud kuninglik perekond Häkon, Norra-Rootsi kroonprins Gustav, Kella 1 prognoositakse siia ette. helilooja Edvard Grieg ja palju kuulsaid tegelasi. Järjekordsed kuulsad inimesed saabusid nende majakesse. 16 kraadi, no ei ole 16, see oli 11 kraadi. Planeeritakse järgmist päeva. Aga äkki need on üles... Reisijad soovivad süüa. 19. sajandi keskel peeti lähedal olevast talus Põhjapõdra karja. See ei olnud see puukilik, mis on näitist. Püüti forelli ning toodeti piima, koort, võid ja juustu. Talu on siiamaani perekonna valduses. Meie püüdsime poest paki kalapulki. See paisub. See on mingi Norra mingisugune kalapulk, mis paisub. Kapis vedeles üks mängukaartide pakk. Kui püss on nurgas olevas kapis, peab see ka pauku tegema. Nii läkski kirglikuks kaardimänguks. Toitumine peab ootama. Oota, kes käib? Jaa. Enne söömist ja magama sättimist tegime veel ühe jalutuskäigu vihmas. Söök on vaja üles soojendada. Homme on uus päev. Kohtumiseni.